Tere tulemast tänase tähtsale webinarile väga olulisel teemal. Minu nimi on Epp Aadler ja mul on väga hea meel sulle siin jagada oma mõtteid ja äkki saan anda mõningaid ideid, uusi vaatenurkasid ja inspiratsiooni. Ja mis meil siis see tänane ülitähtis teema on? Ja siin nagu alati kõik minu webinarid on jällegi selgub, et uus teema on eriti tähtis. Aga täna on päriselt jälle eriti tähtis teema. Ja selleks on siis oma tugevuste tundmine, tunda julgemine. Milleks ja kuidas? Kus see teema üldsegi nagu alguse sai? See on tegelikult, ta on selles mõttes üks naljakas teema, et ma ei saa aru, miks ma sellest teemast ei ole varem sellisel kujul üldsegi rääkinud, sest tegelikult on see, võib-olla võiks öelda, kogu minu töö absoluutne südamik ja keskmik ja võib-olla ma ei ole seda sellisel kujul enne isegi teadvustanud. Ja seetõttu on mul tohutult hea meel, et siin 10-aastase töö tulemusena olen ma siis jõudnud nii-öelda mingisuguse sellise essentsini ja mõnes mõttes võiks öelda, et tänase webinari ettevalmistamine on olnud ühelt poolt kõige lihtsam, kõige suvalisem, kõige tähenduslikum ja kõige kuidagi sügavam. Ja seetõttu võib ta olla ka kõige konarlikum ja kõige nagu mustandlikum ilma igasuguse kuidagi stressita, sest mulle tundub, et teil on au esimest korda kuulda siis ühte versiooni sellest väga tähtsast teemast. Aga selle teema on siis lauale pannud tegelikult minu väga kallid kliendid, kes mulle peegeldavad tagasi ju samamoodi seda, mida mina aitan siis neile teha. Ja tegelikult see kõik sai alguse hoopiski teistsugusest nimetusest. Ja selle nimetuse või siis selle teema nimetus on oma energias elamine. Mis see oma energias elamine siis võiks tähendada ja kuidas see seostub siis tugevustega? Ja võib-olla, kui ma panen siin nii-öelda pakendan kohe ära selle, et kuhu ma selle tugevused asetan, siis tihtipeale, kui me räägime tugevustest, siis paljude inimeste peas esimese mõttena moodsas maailmas ma nimetaksin seda, et need on siis missikandidaadis, nagu missivõistlustel osalemise tugevused. Ehk see on see, mida ma oma selles pitchis, enese esitluses nii-öelda nimetan, mida ma toon CV-s välja, millega ma lähen tööintervjuule, millega ma olen nii-öelda, millega mul on see nagu valikuseelis. Sellest mõnes mõttes ma täna ei räägi. Aga see on üks osa sellest, ehk see on üks praktiline nii-öelda väljund kogu sellest tugevuste teemast. Ja teine pool, mis läheb ka siis selle tugevuste nii-öelda vastandiks, mis on oluline nagu teadvustada, on siis kogu see tänapäeval hästi populaarne haavatavuse, abivajamise, nõrk olemise, oma nõrkuse nagu tunnistamise teema, ehk siis ei pea kogu aeg tugev olema. See on samamoodi, see on osa sellest, aga see on nagu teine teema. Ja mõnes mõttes on üks tähtis teema, mis läheb kaduma, kui pannakse tugev olemise vastandiks see nõrk olemise vajadus ja see natukene ülistatakse ära, mis tihtipeale mulle tundub, seda esitletakse natuke ühekülgselt ja selle tagajärg on see, et ligipääsu tugevustel ei ole. See, mis ma tahan täna rääkida või siis proovin rääkida, on midagi elulisemat. Ta on isegi, ma mõtlesin seda, et ta on inimlikumat, aga kuna ma arvan, et see puudutab kõike elus olevat, siis seetõttu see inimlik on natuke liiga piirav. Ja seetõttu ma nimetan see nagu olemuslikum, elulisem ja siis inimlikum ka, ehk see on tegelikult midagi suuremat. Nii et ja seetõttu see ei ole, eks ole, nii ühene ja seetõttu on tähtis, et see tänane jutt on kindlasti mustand. Ehk see on üks versioon siis sellest, kuidas sellest suurest, hästi sügavast ja hästi ülimalt praktilisest ei ole ühtegi sekundit su elust, kus sa ei kasutaks oma tugevusi. Ja seetõttu see nagu ei ole olemas praktilisemat teemat, ma arvan. Ja kuigi see on samal ajal tohutult selline suur ja müstiline ka. Aga siis, kes siin on minu maailmas kohtume esimest korda või alati on ju taaskord on hea ka kohtuda, kui me kaua aega juba kohtume, et millega ma siis tegelen või kes ma olen.
ma olen enesemeisterlikkuse coach, koolitaja ja mõtestaja. Aga lisaks olen, ma arvan, et ma olen mentor, ma olen juhendaja, ma olen kaasteeline, ma olen sõber ehk ma olen nii-öelda see, kes aitab kuidagimoodi siis seda oma eluteed käia. Ja see, mis mind paelub elus, mind paelub indiviid ja mind paelub indiviidi võimekus ja indiviidi nagu võimekus osaleda selles elumängus. Ja nii-öelda võikski öelda siis kogu minu uuringu, et ma olen ka semiootik ehk kogu minu uuringu valdkond tegelikult ongi nii-öelda, kuidas siis tohutult võimekas üksikisik, kes siis eksisteerib selles tohutult keerulises komplekses päris elus, päris suhetes, päris olukordades, kuidas ta saaks seal toimivaks jääda nii, et ta ei murduks, et ta ei peaks lahkuma kogu sellest tegelikust olukorrast, mis on nagu selline moodsa maailma tohutu teema. Kui me paneme, kas või vaimse tervise teemad tulevad meil siin ka täna jutuks, et miks see on seal kontekstis oluline. Ja see on see, mis mind paelub, ehk mind paelub päris olukord, päris elu ja päris inimene, päris elus olend siis selles olukorras. Ja siin on ka võib-olla nagu oluline rõhutada, et ma ei ole nagu selles mõttes selline tohutult mingi individualismi esindav, vaid tegelikult mulle meeldib ikkagi äge suhtlus, äge koostöö, äge kollegiaalsus, aga see on ainult võimalik siis, kui seal toimivad nagu tugevad üksikisikud. Ehk nii-öelda nagu ma ütlen, et tähtkuju ei eksisteeri, kui mõned tähed seal ei säraks. Ja seetõttu on oluline, et kõik tähtkuju osapooled nagu säraksid võrdselt. Ja seetõttu see, mis ma oma töös teen, mulle meeldib aidata lahti harutada keerulisi olukordi. Olgu see siis organisatsioonides, olgu see inimestes, olgu see nii-öelda siis elus. Ja selline nii-öelda kaose tundmatusega tegelemine on minu maiuspala. Ja see, kes siis selles keerulises olukorras toimib, on see üksikinik. Ja see, millega ma tegelen, ongi tegelikult aitan ennast mõista, näha, hoida ja tegelikult ka rakendada. Ja seda nii siis seda võlu kui valu, mis läheb otseselt tänase teema kokku, et kogu see tugevus on kõik selles sees, eks ju. Võimekust, hädasid, unistusi, hirme, et kust nad kõik tulevad. Ja siis on see teine aktiivsem pool, et ma aitangi julgemalt elus osaleda, kellel on nii-öelda suhtlemisega, et ma ei julge suhelda või ma ei julge esineda, et millisel kujul nii-öelda siis eksisteerida. Ja see on see, mis on taaskord, kõik see on ikkagi minu maiuspala, et kuidas aidata inimesed oma mängu ja kuidas nagu nad suudaksid mängus osaleda. Ja samuti ma töötan siis mõjutajatega, teadlike mõjutajatega, olgu nad siis juhid, õpetajad, et nad oskaksid hoida enda mänguvõimet ja teiste mänguvõimet. Ehk siis taaskord ikkagi on see, et nüüd on hästi tähtis minu jaoks, et see, mis ma teen, on nagu inimkeskne, et kui on juhtimine juhitav, siis nad mõlemad peavad mänguvõimelised olema, sest vastasel korral nad teevad liiga üksteisele. Et see ei ole see, et näiteks ma ei tea, kooli kontekstis me räägime mingisugusest õpilaskesksusest, siis mu küsimus on, et kus see nagu terve õpetaja peaks tulema. Et tegelikult meil on vaja need mõlemad inimeseks teha võrdselt. Samamoodi töökohtades kõik osapooled peavad inimeseks muutuma, nad peavad elusolenditeks muutuma, kes on kardavad, kes julgevad, kes tahavad, kellel on nihad, kes tahavad mingist asja teha. Ehk kuidas ma nii-öelda suudaksin jääda siis selleks mänguvõimeliseks, ma ei peaks välja kukkuma ega ära põlema, eks ole, mingisugusest suurest ka kirest. Ja seda kõike kokku võtavad mingisugused tähtsad mõtted on minu jaoks see, et endaks saamine on elutöö, ehk see on kestev protsess ja see on ka see, mis see tänase teema on, et me kogu aeg avastame seda ja kogu see elukogemus, kõik see murdumine, edu, kõik kogu aeg nagu peegeldab ja avab meile mingisuguseid ligipääsu iseendast. Siis on, eks ole, seal kogu aeg on küsimus, et mis osa minust on mina, ehk mis on üldsegi, kui me räägime tugevustest ja puudustest, mis on mulle külge keevitatud, mis ma ise olen kusagilt nii-öelda saanud ja mis siis on nii-öelda, kuidas sealt välja kaevata seda sellest kultuurkihist, et kuidas muuta see kultuurkiht, mida ma võib-olla pean iseendaks, enda hoopiski nagu töövahenditeks. Et ma hakkan neid kasutama, aga ma ei pea neid iseendaks. Ja see on ka selline põnev töö, et kuidas seda välja kaevata, et kus koha peal nii-öelda siis see mina üldsegi peidus on. Ja see võib ka organisatsiooni kontekstis, eks ju olla, et kuidas nii-öelda tuua tegelikult sinna koosolekuruumi need leidlikud, loovad, mõtlevad ideedega inimesed, kes ka julgevad ennast väljendada ja selleks on vaja tohutult nagu turvatunnet. Ja seda on vaja juhtida, see ei juhtu iseenesest. Et kui me eeldame, et me saame inimeste loomuliku võimekuse kätte nagu mitte midagi tegemata, siis päris nii see ei lähe. Siis on loomulikult seal nii-öelda on see, et mina ise võin olla probleem nii iseendale kui teistele
ja põhimõtteliselt võiks öelda, et ainus asi, millega ma tegelen oma töös ja et võiks öelda, et nagu kogu töö käib selle ümber, et ma aitan tegelikult näha oma olemasolevat varandust, mis siis läheb lõpuks kokku nagu tänase teemaga, ehk siis tugevusi ja ma tegelikult aitan seda nagu nägema hakata ja kasutama hakata. Nii et kui siin on inimesi, kellega ma olen töötanud, siis tegelikult see on see, mis ma salaja ainult teen. Ehk ma aitan sul näha, mis sul juba olemas on, sest tegelikult see on see, mille pealt me siis toimime. Ja kui me lähme nüüd edasi, et mis siis see täna nagu mul need teemad on, et mu soov on täna tegelikult nagu avada seda tugevuste tähendust, et ta läheks sellelt nii-öelda CV ja missivõistluse keskuselt natukene avaramaks ja teha see teema tähtsamaks, sest mulle tundub, et seda alatähtsustatakse, et on liiga palju inimesi ikkagi, kes et ta jääbki nagu selliseks tehniliseks nimekirjaks, valideeritud tehniliseks asjaks, mis absoluutselt ei toeta ja seda kuidagimoodi ei rõhutata ka, et see on üldsegi nagu oluline ja oluline ei ole see sellepärast, et sa muutuksid nii-öelda kelleski võrreldes paremaks või et see peab olema nii-öelda see mingi edu, et ma ei räägi siin sellisest kapitalistlikust edukast olemisest, vaid ma tahan ikkagi sind inimeseks teha ja seetõttu ma tahan nii-öelda seda teemat tähtsustada. Ja siis on juba see, mis see intrigeeriv osa sellest pealkirjas on, et üks asi on see tugevuste tundmine ja siis ongi see, et kas ma nagu julgen ja kas ma tohin tegelikult oma tugevusi tunda ja miks see teema üldsegi on, et miks võib juhtuda, et me ei tohi neid teada ja miks me ei julge neid teada. Ja siis loomulikult läbivalt on alati see teema, et kuidas see teiste roll siis selles meis toimib ja kuidas kes oleme meie selles teiste rollis, sest et kõik, mis on nüüd hästi tähtis, on see kõik, mis ma täna räägin, puudutab, eks ju, nii-öelda mind, aga mina olen teise jaoks teine, mis tähendab seda, et me oleme kogu aeg, me räägime suhtest, nagu suhtest iseendaga ja suhtest teistega, et seetõttu küsimus ei ole see nii-öelda enda kuidagi üles pumpamisest ja enda tugevaks tegemisest, vaid tegelikult on see taaskord jällegi midagi nagu olemuslikumat, inimlikumat ja palju nagu tähtsamat ja nagu selles mõttes nagu sellist nagu baasi. Aga et kuna ikkagi siin on ikkagi, see ei ole mõrvamusteerium, nii et ma ikkagi avan kohe kaardid, et mis ma tahan nagu, mis on see kõige tähtsam asi teada. Ehk siis kogu meie toimimine ja areng käib ainult tugevuste abil. Ehk tegelikult kõik, mis sa teed, kogu su, mõnes mõttes nagu kõik, mis sa teed, kus sa oled edukas ja edukas ei tähenda siis seda, et ma olen otsustanud, kus see edu tuleb, aga see, et sa põhimõtteliselt ära ei sure, et see, et sa jääd ikkagi ellu, sul tulevad asjad välja. Nüüd me ei räägi 5 tegemisest, me räägime seda, et nad tulevad sul nagu 3 välja ehk sa nii-öelda jääd mängu edasi. Siis see kõik õnnestub ainult tugevusi kasutades ja seetõttu on vaja neid nii-öelda tunda. Eks ju, ja su tugevused on su jõud, tugi ja ressurss ükskõik mis olukorras. Kõikides halbades olukordades, kõikides heades olukordades, ainus asi, millega sa saad hakkama ja see, millega sa nii-öelda lähed neist läbi, on su tugevused ja seetõttu on, mida rohkem sa neid tead ja seda lihtsamini sa saad kontakti nendega, ka nendel hetkedel, kui tundub, et sul mitte midagi enam ei ole või sa oled nagu maailma kõige viletsam inimene, kes maailmas olemas on, siis tegelikult on meil vaja nagu õppida saama kontakti sellega, mis mul on. Ja meie need loomulikud tugevused on meil alati. Küsimus on see, et kas ma nagu avastan seda, mis see minu loomulik energia on, et ma saaksin sellega nii-öelda kontakti. Ja nüüd on siis see teine pool, eks ju, on siis need puudused. Et kas need siis ei ole olulised, sest eriti Eesti kontekstis me hakkame kohe rääkima, no jah, aga et siin tugevused ju teevad meil upsakaks, aga mis siis nende puudustega ikkagi on? Loomulikult on puudused, meil on kõigil puudused, absoluutselt kõigil meil on puudused, küsimus, kelle silmis. Ja seetõttu on olemas need päris puudused ja siis mul on need ettekujutatud puudused. Ehk on olemas need puudused, mis mind päriselt takistavad. Ja siis mul on need puudused, mis mulle ema ütles, et ma võiksin olla või ma nägin, et keegi teine on, et ma võiks ka olla või ma arvan, et normaalne inimene peaks selline olema, eks ju, või et ma ei tohi enne midagi teha sellepärast, et ma ei ole teatud maal. Ja seetõttu on see mingi lugu ja see on nagu see koht, kus on oma puuduste suhtes, et mõnes mõttes ma arvan, tugevustega tuleb saada kontakti ja lihtsalt võtta nad omaks, sest nad lihtsalt on, aga puuduste suhtes peab olema väga kriitiline. Ja see, mida enamus inimesed teevad, on superkriitilised oma tugevuste suhtes ja üldse mitte kriitilised oma puuduste suhtes, sest puudused on asjad, mis lihtsalt on. Eks ju. Ja seetõttu ja tugevused on miski, mis on kuidagi selline ebamäärasem asi.
ja kui ma saan ikkagi nii-öelda teen vahet siis nendel puudustel päris või ettekujutatud, siis ongi see, et kui nad on päris asjad, mis sind päriselt takistavad, siis on 2 varianti. Kas sul on vaja neist lahti saada ehk õpi, harjuta, midagi uus asi, või on sul vaja õppida neid ohjama ehk nende ümber liikuma. Et kui ma saangi aru, et ma ei oska mingisugust asja, siis ma nii-öelda ei jäta asju tegemata, vaid ma lahendan selle kuidagimoodi ära. Võib-olla võib juhtuda, et mul ei olegi seda üldsegi vaja. Või siis vahepeal, kui ma saan aru, et need on ette kujutatud, siis need on vaja ümber mõtestada ja anda nendele nii-öelda vabastada mõnes mõttes ennast nendest puudustest. Niiviisi, aga kui ma siis, et mis ma siis nagu ikkagi mõtlen selle, kui ma räägin tugevustest. Ja mõnes mõttes on nagu tähtis, ma arvan, et ma kasutan seda sõna tugevusi, sest ma tahan selle tugevuste sõna tähenduse uueks teha. Sest see, milleks ma nüüd seda nimetama hakkan, ma tahan need kokku viia. Niiviisi, ja seetõttu on see küsimus, sest ongi, kui me räägime sellest nii-öelda missivõistluse tugevustest, et siis on küsimus, et kas tugevused on nagu mõõdetavad ja võrreldavad. Ja see on nüüd see, kuhu me jääme tihtipeale, eks ju, nii-öelda lõksu, et mul ei ole tugevusi, sellepärast et no ma ei tea, võõrkeele tugevust ei ole, sest mul oli ikkagi inglise keel 3 näiteks või et ma ei tea maailmast väga palju, sest ikkagi see on nagu ja see on nüüd see, et kui tugeva jälje jätab meile nagu kasvamise hetkel antud nagu rumalad hinnangud ja siin on nüüd väga tähtis, ma ei räägi seda, et hinnete panemine on halb. Oluline on see, et sellel on omistatud minu võimekuse tähendus ja seetõttu ma järeldan, et kogu minu võimekus sõltub mingisugusest väliselt valideeritud, kellegi teise poolt otsustatud, et kas see on mu tugevus. Ja see, et kas ma näiteks keeleoskuse nagu tugevus sõltub sellest, kas sa julged rääkida rohkem kui see, et sa oskad väga hästi rääkida. See on boonus, võiks öelda, mitte see ei ole esimene asi. Ja seetõttu nii-öelda, et kui me hakkame miks on ligipääs tugevustele keeruline, on ka see, et kui me peame tugevusi mõõdetavateks ja võrreldavateks, siis sellisel juhul, kui ma tean, et minu ümber on 10 inimest, kes teevad minust midagi paremini, siis see ei saa olla tugevus. See on nende tugevus, aga mitte minu tugevus. Ja see läheb edasi, on samamoodi, et kui ma arvan, et tugevus on midagi erakordset, kordumatut, teistel pole, see on suur, tähtis, maailma muutev. Valdav osa meie tugevusi on täiesti tähtsusetud, igapäevased, suvalised, pisikesed asjad. Ehk ma lihtsalt, ma ei tea, oskan asju, ma ei tea, kraanikaussi panna nii, et ma ei lõhu kõiki nõusid ära. Mis tähendab, et mul on mingisugune nagu asjade asetamise, koordineerimisvõime ja mul on nagu võime analüüsida seda, mis selle olukord nagu tegelikult vajab. Ja see on tugevus. Ja see võib tunduda nii lollakas näide. Ja see on see, kus nagu valdavus inimesed, kellel siis ei ole tugevusi, ütlevad seda, et mul ei ole mingit tugevusi, sest see on ju iseenesest mõistetav. Ja olukorrad, kus nad ei nagu, ma ei tea, peredes võib olla see, et kui sa saad aru, et kõik teised inimesed mingil põhjusel on seal mingi kaos on seal köögis. Aga kui mina köögis olen, siis kuidagimoodi on mingi kord ja ei pea üldse närvi minema, asjad katki ei lähe, eks. Aga tugevust see jumala eest ei ole. Ja siis on, et Eestis me istume ikkagi endiselt selles, et natukene jaburas, hästi kitsas arusaamas, mis see geneetiline on, eks ole. Et see geneetiline on just nagu mingi iseenesest mõistetav nähtus. Geenid peavad ka käivituma tegelikult, need juhtu iseenesest. Või samamoodi on siis, et kui ma toon Mozarti näite, et siis on see ettekujutus, et ma olen andekas sellisel juhul, kui ma olengi 3-aastaselt nagu sümfoonia kirjutanud ja kui ma 3-aastaselt sümfooniat ei kirjuta, siis ma olen ikkagi tavaline ja suvaline, eks ole. Ja seetõttu nii-öelda vaadake, need näited nii-öelda nagu täielikult nagu see, kõik need arusaamad takistavad igasuguse ligipääsu sellele, et aru saada, mis mu võimekus üleüldsegi on. Ja nüüd tuleb ja see, mis ma nagu tugevuseks, enne kui ma siis nimetan, siis ma panen kohe ära, et ma nimetan, et see on nagu võimekus tegelikult, siis ma arvan, et see tugevused on see, mis sind elus hoiab ja toestab. Ja see võib olla nagu palju-palju laiem asi, et mingil põhjusel sa ikkagi, nagu ma ütlen, ei sure ära olukordas. Kuidagi moodi, ma ei tea, olgu see sinu tahtejõud, olgu see sinu huumorimeel, olgu see sinu suhtlusoskus, olgu see sinu kannatlikkus, olgu see sinu järjepidevus. Vaadake, need on kõik tegelik see olemuslik võimekus. See on see väärtus, varandus, ressurss, millele sa saad alati maanduda. Ja tegelikult, kui sa hakkad üha rohkem seda usaldama, siis sellisel juhul see on see, millega sa lähed läbi. Ehk see on see tank, mis läheb igast olukorrast läbi ja mida rohkem ma seda
seda nagu väärtustan, või seesama näide, see mingi köögi korraldamise näide näiteks, ja mida rohkem ma hakkan nägema, et tegelikult mul on süsteemi loomise võime. Isegi kui ma seda praegust teadlikult teen kodu mingisuguses tähtsusetus argises nagu olukorras, aga siis ma ühel hetkel kontoris näen, et mingil põhjusel minu laud on organiseeritud, mina leian asjad üles, minu arvutis on asjad korraldatud, mina leian nagu asjad üles. Olukorras, kus teised inimesed peavad neid otsima, eks. Aga kui ma ei saa aru, et kui ma ei pea seda kuidagimoodi väärtuslikuks tugevuseks, siis sellisel juhul ma täielikult ignoreerin neid asju. Ja siis võib isegi juhtuda, et ma hakkan arvama, et äge loov inimene on see, kellel on asjad segamini ja sellisel juhul ma kuulutan oma süsteemi võimekuse hoopiski valeks asjaks. Ja vaadake, see on nüüd see, kuidas ma kolin oma energiast välja ja sellisel juhul nagu lähevadki asjad pahaks. Ja seetõttu nii-öelda, et mis kujul see nagu võimekus võib väljendada, ta võib olla suhtumine, ta võib olla oskus, ta võib olla teadmine, ta võib olla olek, ta võib olla hoiak, ta võivad olla ka sinu asjad, eks ju. Et see on nagu see igasugune ressurss, ta on nagu emotsionaalne ressurss, spirituaalne ressurss, füüsiline ressurss, materiaalne ressurss ehk kõik see on tegelikult nii-öelda see sinu võimekus, mis toetab ja toestab, on see sinu telling mõnes mõttes, mille pealt sa nii-öelda toimid. Ja osad asjad on õpitud, osad asjad ei ole õpitud. Ja seetõttu nii-öelda, kui me räägime sellest mingist valideeritud tugevustest, siis see, et sul on kogemus ei pruugi üldsegi muunduda tegelikult nagu võimekuseks. Kogemus võib tegelikult jääda lihtsalt suvaliseks veedetud ajaks. See, et sa oled midagi õppinud, ei pruugi üldsegi muunduda kuidagimoodi võimekuseks, vaid ta jääb lihtsalt mingisuguseks nagu tehniliseks asjaks. Samamoodi anne on nagu see geenidki, et nii-öelda geene peab mingi asi käivitama. Anne on samamoodi see, et mul on mingi soodumus ja see on jälle see koht, me ei tea, mis asi see anne tegelikult on, kas anne tuleb geenidest, kas anne tuleb hingest, kas anne tuleb mingi sotsiaalsest õppimisest, tegelikult keegi ei tea seda, aga igasugune anne vajab keskkonda, et üldsegi nagu nii-öelda esile hakata tulema. Nagu ma alati toon näite, et Eesti ainukene on nii-öelda kõik see ilu või ma ei tea, vehklemisgeen, eks ju, asub meil Haapsalus ja see on koondunud väga hästi sinna, aga tegelikult on nagu see on koht, kus see saab tegelikult, seda saab harjutada, seda saab teha, selle saab ligipääsu, seal saab peegeldus, et mul selline võimekus, eks ju on. Ja seetõttu, et see ei ole tingimata nagu nii-öelda need ametlikud asjad, aga nad võivad olla. Ja seetõttu nii-öelda see võimekuse ja tugevuste teema on palju-palju nagu lihtsakoelisem, laiem, suurem ja ma loodan, et sa juba saad nagu ideid, kui palju sul neid võimekusi on. Ja siin võib-olla siin pildil kõrval, mida ma nagu, et on siis lihvimata teemat ja liivitud teemat, ehk siis see lihvimata teemat on just nagu siis see kolekivi, mida enamus inimesed ei märka ja löövad jalaga. Aga lihvitud teemat on tegelikult nii-öelda lihvitud, eks ju, säravaks. Ja see on see, mis selle nagu väärtus annab, aga tegelikult teemant ise ei lihvi ennast. Teemant vajab tegelikult nii-öelda seda teist meistrit, kes teda lihviks sellisel kujul, et ta katki ei läheks. Et ta üldsegi nagu, eks see nii-öelda nurgad õiged oleksid. Aga tähtis on see, et ikkagi see, nagu see, mis on teemant nagu väärtuslik, on selles koledas kivis. Nii et seetõttu võiks öelda ka seda, et tegelikult see lihvitud teemant on just nagu elukogenud teemant, aga tema see olemuslik väärtus on selles tema materjalis, mis tegelikult oli olemas selles algses asjas, aga see võeti sealt meistrite poolt välja. Ja täpselt samamoodi on, ma arvan, nagu inimene ja kogu meie võimekus, mis võib jääda peitu ja mis võib rakenduda halbadeks asjadeks, kohe räägime. Aga tegelikult see potentsiaal on seal olemas ja on palju potentsiaali, mis just nagu on nii-öelda mulle soodumus, ongi seesama see minu energia, mis tuleb ja siis on palju seda, millega ma nagu ühtin, mille ma saan selle elu käigus. Aga samamoodi on see, et ühest olukorrast mina ühtin, sinu jaoks on selle olukorras juhtunud mitte midagi, sellest sina ei resoneeru selle olukorraga. Ja seetõttu nagu need mõnes mõttes võiks öelda, et resonantsi olukord on see ka, kus koha peal käivitub taaskord see minu sisemine Mozart. Ükskõik kui vana ma siis olen ma siis 3 või 15-aastane või 45-aastane. Et seetõttu see, et need geenid ja Mozartid ja anded tegelikult on nagu pidevalt on meil, ma arvan, suur hulk neid magavas olekus olevaid Mozart elemente. Mina siin 5 aastat tagasi avastasin puuvestmise. Polnud kunagi teinud, aga avastasin, et selgus, et olen küll.
nii, ja natukene siin ka, et kes mind inspireerivad ehk mind inspireerivad ikkagi kõik need tuhanded inimesed, kellega ma siin aastate jooksul töötanud olen. ja kuidas, et mõnes mõttes, nagu ma ütlen, et minu peamine töö on tegelikult aidata inimestel näha oma võimekust ehk siis tugevusi ehk seda ressurssi, mille abil nad nagu toimida saaksid ja mille abil nad saavad oma olukordi struktureerida. aga siis ma arvan, et valdav osa inimestel on nagu suur probleem sellega ja siin on mõned nagu profiilid ehk kus siis inimesed lõksus on ja kust nad nagu, millest nad välja kipuvad ehk mis on see, millest ma neid nii-öelda välja siis, kus ma see kaasteeline olen, et kui nad nagu kippuma hakkavad, eks, et inimesed jõuavad ikkagi minu juurde siis, kui neil tekib tohutu kahtlus, et neis on midagi enamat ja nad kipuvad välja sellest oma eelmisest olekust. ja üks grupp on siis nii-öelda need lihtsad spetsialistid ja töölised, neid on hästi palju. väga sageli on nad naised ehk nemad on need, kes võivad täiesti deklareerida, et mul tugevusi pole, sest mina olen tavaline õpetaja ja tavaline vanaema ja tavaline raamatupidaja ja tavaline juht ja tavaline ettevõtja ja mis nad kõik tavalised on, et otsast lõpuni kõik on hästi tavaline ja harilik. ja siis aga õnneks neil midagi kriibib, nii et nad ja siin kõrval on ka, eks ole, me näeme, see pildi peal on ka üks selline tavaline kivi ülestükkaja mäest ja nüüd te saate aru, et kui noh, et see on päris noh, et võtame eelduseks seda, et ta peab seda kivi sinna lükkama, et see ei ole selles mõttes mõttetu tegevus ja tal on see võimekus, tal on tohutu kontroll selle üle, tal on nagu jõud ja kui ta siis nimetaks, ma olen tavaline kivilükkaja, ei ole midagi erilist, mul ei ole siin midagi endast rääkida, sest minus ei ole mitte midagi erilist, sest ma olen täiesti tavaline, eks ju. Siis ma räägin seda inimesele, kes ei tea selles minu valdkonnas absoluutselt mitte midagi, aga ma isegi ei näe nagu seda väärtust, et kuidagimoodi nagu jagada. Siis on nii-öelda järgmine lõks, kus inimesed kinni ongi siis nii-öelda selles CV loetelus, et on need ametlikud valideeritud normaalsed tugevused. Üks näide on näiteks suhtlemisega kimpus olevad inimesed, siis üks turvaline, normaalne, valideeritud suhtlusoskus on kuulamine. Ehk inimesed, kes üldiselt ei räägi, kontakti ei loo, proaktiivsed ei ole, nad ei ole ka vastavad, kui sa nendega vestlust ei pea, aga tihtipeale on nad kinni teadmises, et nad on väga head kuulajad, kuigi nad ei ole aktiivsed kuulajad. Aga see kuulamine ja see on nüüd jälle see koht, kus kogu aeg, nagu eriti Eesti kontekstis me räägime seda, et noh, et võiks kuulata ka, mitte ainult rääkida, siis ma arvan, et mitterääkijaid on lihtsalt nii palju, et inimesed ei saa isegi aru, et see kuulamine ei pruugi olla nagu suhtlusoskus, vaid see on lihtsalt vait olemine. Ja see on nüüd sellepärast, et ma ei taha segada või ma ei taha olemas olla, eks. Ja samamoodi on nii-öelda see, et või kui ma pean nii-öelda neid tugevusi, neid väliselt antud tugevused on ainsad, mis mulle tugevuse annavad, et ma ei tea, mingid sertifikaadid just nagu väidetavalt loovad mulle tugevusi, aga tegelikult nendel ei ole nagu energiat, et nendel ei ole, et see energia peab tulema meie seest. Ja kui ma pean nagu mahtuma mingisugusesse väliselt antud IT-spetsialisti, ma ei tea, personalijuhi, mis iganes need nagu ametid annavad, ametijuhend annab ette, milline ma siis peaksin olema. Ja kui see on minu loetelu, milline peaks olema, et see on see minu normaalsus, kuhu ma siis, see purk, kuhu ma ennast nagu paigutan, siis ühel hetkel sa jooksed tühjaks. Ja ma arvan, et väga suur osa nii-öelda rahulolematus töötas on see sellises valideeritud tugevuste loetelusse kinni jäämine või sinna mahtuda üritamine. Sest sellisel juhul sinu see loomulik tugevus on ju loomulikult ebasobiv. Siis on, eks ju, need põlevalt tegijad, kes kütavad ja ei hoia ennast, siis on see nagu huvitav grupp, on need meeldida tahtjad ja kohusetundlikud, kes samamoodi tegelikult teevad tulenevalt teistest, ehk see on täielikult, nendel ei ole kontakti väga sageli iseenda energiaga ja nad üritavad mahutada mingitustesse normidesse ja normaalsetesse viisidesse, kuidas teha. Siis on üks minu lemmikgrupp inimesi ongi need meisterlikud, tohutult kaua teinud, väga profid inimesed, kes on nagu mingit asja, ükskõik, me räägime, mõni on 40 aastat teinud, mõni on, ma ei tea, 12 aastat teinud, aga kes teevad kirega ja tihtipeale teevad mingil kujul hingetööd, aga nad on väsinud, nad on tüdinenud, nad on tühjaks imetud ja kes samamoodi on väsinud sellest nii ära,
et nad ei näe sellel mõtet ja nad ei näe sellel mitte mingit väärtust ja nad ei oska üles leida sellest nagu kogu paljus asjas oma tugevusi. Sest tihti, ja see on nüüd see koht, miks ta on ohtlik, on see, et need inimesed arvavad, et nad peavad lahkuma oma sellest hingetööst, sest nad on nii, need on oksele kogu see asi. Ja tegelikult tihtipeale lahendus oleks nagu timmida oma töö oma tugevuste põhiseks, et ma nagu hakkan korrigeerima, ma timmin seda asja, aga ma ei pea lahkuma tervikust, sest vahel me oleme nagu väsime hästi konkreetsetest asjadest, aga tegelikult on vaja nagu üles leida taaskord nii-öelda see kontakt hoopiski nii-öelda selle asjaga, kus ma toimin ja kus ma tegelikult olen nagu mõnes mõttes kasulik, sest see on see, kus ma nagu loon energiat, mitte ma ei toimi mingisuguse ainult tahtejõu pealt, nagu selle tühja tahtejõu pealt. Siis on ikkagi need puudustest ja väiksusest tüdinejad, kellel on tekkinud kurikahtlus, et minus on veel midagi ja kes tahavad hirmsasti kuidagimoodi seda avastada. Ja siis kogu selle tänase teema kontekstis üks väga karm, nagu ma arvan, ta on karm, ta on keeruline ja tundlik teema sellest rääkida, on ikkagi see tohutult populaarne vaimse tervise nimetuste lõksu jäämine, et kuidas me nii lihtsasti anname inimeste reaktsioonid. Kuigi mina arvan seda, et kõik vaimse tervise nagu probleemid on reaktsioonid ja lahendused olukorrale. Ärevus on täiesti normaalne reaktsioon. Küsimus on see, et kas sa õpid oma ärevusmustrit tundma, aga kui ma taandan eelduseks, et see on mu aju, mis seda teeb. No aju on kõik, mis meie asju teevad, eks ju, aga ma ei hakka otsima seda reaktsiooni, et võib-olla väga paljud ärevad inimesed on tohutult kirglikud tegelikult, aga see kirg on valesti kanaliseeritud või nendel ongi mingisugused nii-öelda takistavad lood peas, et nii-öelda aidata inimesed edasi. Samamoodi näiteks läbipõlemine on samamoodi on lõpuks nagu punkt, rohkem enam seda jama ei saa teha ja tegelikult see lahendus on nii-öelda hakata taaskord oma energiasse kolima. Et ma arvan, et väga paljud vaimse tervise probleemid on oma energia väline elamine. Aga lahendus on selles samas probleemis olemas, et sinu keha reageerib, masendus täpselt samamoodi lahendab tegelikult nagu selle depressiooniga on vaja meil nagu seedida mingisuguseid asju, aga nendele asjadele antakse nagu selline lõpp-punkt, mille nagu sõltlane ma olen või ohver ma olen ja sealt ei saa edasi minna. Ja siis juhtub see, et me jääme inimesest ilma. Ja miks siis see probleem nii tähtis on, et ma sellest sellisel kujul ikkagi räägin? Seal on kaks poolt. Et üks pool on see, inimese pool on see, et ma ei saa olemas olla. Eks ju, sest kui ma olen otsustanud seda, et minus ei ole tugevusi ja sellisel juhul ma näiteks surun maha endast mingis asjad, siis on see tunne, et ma ei tohi eksisteerida, mis tähendab, et ma nagu eksisteerin oma elus nagu tükina, vaid ma olen mingi poolena, mida ma siis meeleheitlikult üritan kuidagimoodi varjata, maha suruda, vaigistada, pressib välja nagunii, aga tegelikult ma ei saa ja sellisel juhul ei saa tead vabalt osaleda. Ja siin ma nüüd ei räägi mingist totaalsest vabadusest, vaid see on nagu see, et ma ei saa ennast omaks võtta ja tegelikult jäävad kõik sellest ilma. Eks ju, ja see on samamoodi, et kui ma nii-öelda seda, et ma tean, et mul on normaalne ainult 10% ja siis ma 90% tordist üritan kuidagimoodi nagu ära peita ja ma kuulutan selle 90% endast valeks. Ja sellisel juhul vaadake, ja see on nüüd see, mis on kogu see puuduste, hirmude, ebakindluse taimelava. Ja siis ma hakkan, ja nüüd jälle selline naljakas absurd, et kuigi ma üritan nagu peita seda vale osa endast, siis ma muundan selle selles mõttes ebakindluseks ja see saab minuks. Et kuigi ma üritasin seda jumala eest nagu peita, siis tegelikult hakkab mind juhtima. Ja see on nüüd jälle see koht, kus koha peal nii-öelda juhtub siis see asi, et me jääme inimestest ilma. Et me tegelikult nagu raiskame õudselt ressurssi. Et sind on sellisel kujul toodud, sa ei arenda seda, keskendud puuduste peitmisele ja siis hakkad toimima nõmeda inimesena tegelikult. Täiesti ühesõnaga ja siis on üks suur jamade port, mis sealt tuleb. Ja lõpptulemus on see, et sina ise jääd ilma, sinu sõbrad jäävad ilma, sinu perekond jääb ilma, kogukond jääb ilma, ühiskond jääb ilma, maailm jääb ilma, tugevustest, andekusest, seda ei rakendata ja siis on ja siis me teeme konverentse sellest, et kuidas saada inimressurssi juurde.
ja see, mis see kõik, et kui me sellise olukorda satume, siis see tagajärg on ikkagi või no ühesõnaga, et see, kuhu kohta, see on nüüd jälle see, kus ma räägin sellest tohutult haavatavuse nagu rõhutamisest ühepoolselt, on see, kuhu ma näen, et kuhu me oleme jõudnud, on see, et inimesed jõuavad abitusse. Nad jõuavad ühelt poolt ohvrisse ja nad jäävad abituks, sest nad peavad abi saama kusagilt väljast. Ja see, mis mind lõpmatuseni hämmastab, on ikkagi see, et see ei anna just nagu luba või tõuget või oskust hakata enda jõudu juhtima ja iseennast aitama, vaid on kuidagimoodi see teine, kes annab mulle siis selle lahenduse, üks vahet pole, mis kujul see on, aga mina olen nagu see väike abitu laps, kes peab saama nüüd abi ja nüüd on täpselt see arstitädi ütleb, et ma pean nüüd kodus olema ja puhkama, sest ma ise ei puhka. Eks ju, sest ma ise ei saa kontakti oma jõuga ja see on jälle see, et see ei ole kuidagimoodi süüdistus, sest lihtsalt ei olegi õpetatud ja see ei ole eelduslik, et ma hakkan ennast sellisel kujul juhtima. Või siis ma nii-öelda olengi selles lootuses, et keegi seda teeb. Ja see on see, mis taaskord nüüd on, saate aru, mismoodi, et ühelt poolt ma raiskan iseenda energiat ja kui ma jõuan sellesse ohvri rolli, siis ma hakkan topelt energiat raiskama, sest ma hakkan tegelikult selle ohvri seisundi ülalpidamine on hästi energiakulukas, sest see on kohutavalt ebamugav. Kõik teavad, kui raske on ärevustes ja depressioonides tegelikult nagu olla süstemaatiliselt. See on tohutu raiskamine, pluss milline surve see on nagu ümbritsevale maailmale. Ja siis see nagu mõnes mõttes see naljakas on see, et vool kaob ära ja sellisel juhul hakkab nagu mitmekordne ressursi raiskamine ja siis mängu ei ole, sest ühesõnaga see on igavaks läheb elu. Ja siis on see tagajärg on see, et kuna ma olen ohver, siis lähebki see elu selliseks väsimise ja kohustuste keskseks ja siis see läheb nagu tähendusetuks, rõõmutuks, suvaliseks. Ja siis nagu te juba aru saate, eks, et kui me jõuame, et siis tegelikult see nagu toodab sellise eneseeituse, siis ma tegelikult ei reageeri sellele tahtele, et mul tegelikult on nii-öelda elu tahab elu poole minna, elu läheb alati elu poole. Aga ma eitan seda kogu aeg ja ma jään kogu aeg nii-öelda siis selleks väidetavalt on see aju lõpp-punkt ja ma ei saa midagi teha, sest ma juba olen selline kuidagimoodi. Mis tähendab seda, et me toodame vaimse tervise probleeme juurde. Ehk me nagu mõnes mõttes loome neid ise ja pluss me nagu aitame kaasa kogu selle asjale ja jätame inimesed sinna lõksu ja siis nagu tekib see olukord, mille peale mina küsin ühiskonnas, aga kuhu me need inimesed paneme, kui me nad kõik eemaldame. Me eemaldame õpilased koolidest, me eemaldame inimesed töökohtadelt. Aga me ei esita küsimust, millele nad reageerivad sellisel kujul, et seal kuidagimoodi ei saa mängus osaleda. Ehk tegelikult võiks otsida seda, et millele inimesed vastavad, et sellised reaktsioonid tekivad. Mitte see, et me muudkui eemaldame, siis ei tea, kuhu kolooniasse neid inimesi, kus siis nad just nagu mitte hakkama saavad inimesed siis peaksid toimima. Et ma ei tea, kus koha peal need aedikud on või need karjamaad, kus nad siis ei tea, millisel kujul peaksid taastuma. Ja siis see omakorda toodab meile siis kehvad suhted ja suhtlemise ja tavaliselt nagu need olukorrad on siis, et need inimesed tihtipeale, need tugevusi mittetundjad on tihtipeale nad väga suured konflikti vältijad ja paradoksaalsel kujul võivad olla ka konflikti tootjad või konfliktsete olukordade nagu hoidjad. Et kuna nad ei lahenda, nad ei lähe sellisesse konfrontatsiooni, nad ei lahenda ära, nad ei saa olla avatud, sest neil ei ole ju tugevusi, eks ju, nad on ju tavalised. Ja siis on samamoodi, nad võivad olla õudselt reaktiivsed, mis tähendab, et see taaskord nagu teeb need suhtlusruumid omakorda nagu ohtlikeks ja sellisel juhul on seda, ma loodan seda aru, et see on nagu nõiaring ja kõik sellest, et ma ei saa ennast omaks võtta. Ja siis see tulemus on veel see, et seal kõrval on ikkagi need hakkama saavad inimesed, keda siis peetakse tugevateks ja tegelikult neid ei toetata, mis tähendab, et neid eeldatakse, neid kommenteeritakse ja nemad jäävad üksi. Ja neilt eeldatakse, et nad on igavesti tugevad. Ja see on see, mida ma näen, et see tohutu haavatavuse ja abi vajamise rõhutamine jätab ütlemata. Minu küsimus on see, et kellel seda abi peaks saama, sest need just nagu see lähenemine eeldab seda, et ainult mina olen abivajaja ja teie minu ümber olete kõik valmis nüüd mind toetama ja mina ei pea küsima teilt, aga mis seisus teie olete. Ja see, mis tegelikult toimub, on see, et kõik on täpselt ühesuguses seisus ja seetõttu ma arvan, et on nagu vaja nagu jõuda selle enda kontaktini, et loomulikult on mul vaja ennast hoida ja ennast nagu aidata, aga samamoodi võib olla see, et tegelikult see teise toetamine on nii-öelda see, kus me selle energia liikuma paneme ja kus me toetame üksteist oma selle võimekuse abil, aga kui me selle kõik maha keerame,
siis on küsimus, aga kus see energia peaks nagu, et kus see sisend peaks tulema, et kuhu ma selle nagu juhtme siis nagu nii-öelda seina pistan, eks ju, et ma tulen ja nii-öelda imen sinult, et kus on nagu need, mis tähendab, et me muutume nagu vampiirideks. aga tegelikult me oleme ikkagi, et nii kaua, kuni ma olen elus, siis tähendab minu sees on see nagu vool, minu sees on see energia, isegi kui mul tundub, et ta on parasjagu nii-öelda madal, aga see on jälle see, kus on võimalik oma nagu seda energiat tõsta, mis on väga-väga tehniline asi tegelikult. ja mida see kõik siis nagu toob, et see on, nagu ma ütlen, see on niisugune hästi karm nõiaring, et kui ja see toob nagu kaasa selle, et see peegeldus ja juhendamistegevus ei parane, mis tähendab seda nagu kohe, et ongi see, et meil on tugevuste nägemiseks tegelikult teisi vaja. Ja meil on vaja nii-öelda seda juhendamist, meil on toetust vaja, meil on peegeldust vaja. Aga kui mina lähen selleks ohvriks, siis ohver ei ole võimeline peegeldama teisele kuidagimoodi midagi ja ta on kõver peegel. Ja seetõttu nii-öelda see enda tugevusi mitte tundev inimene ja enda unikaalsust mitte mõistav inimene on väga sageli, ei oska tegelikult nagu mõista mitmekesisust, ta ei oska näha tugevust ja ta võib teha väga palju liiga, täiesti tahtmatult. ja seetõttu nii-öelda, miks on eriti, ma arvan, tähtis nagu kogu see selline enda võimekuse suhtes kriitiline olemine on nagu juhtidel, õpetajatel, nagu juhendajatel, vanematel, nagu see on niivõrd tähtis oskus olla nagu hirmul selles osas. ja see on küsimus, ei ole, ma räägisin perfektsionismist, seda väga hästi teada, aga tegelikult on vaja nagu selles mõttes karta, et millisel kujul ma nagu mõjutan seda teist inimest, sest me oleme nii-öelda, et me kasvame teiste inimeste abil läbi elu, mitte ainult lapsena. ja see viibki nii-öelda selle juurde, et miks siis see tugevuste tundmine on nagu keerukas ja miks see võib olla ohtlik, keelatud ja miks seda võib mitte julgeda teha. ehk siis nagu juba öeldud, siis tugevustesse kasvamine vajab teisi inimesi. me vajame peegeldust ja eriti kõik need võimekused, millest mina siin räägin, mis ei ole nii nii-öelda nad ei ole väliselt õpetatud, vaid nad kuidagimoodi minu olemuslik, siis öeldakse seda, et meie tugevus on meie selja taga. Et lapsena on nad täielikult nagu meile endale nähtamatud ja me näeme ennast ainult peeglite kaudu. Ja seetõttu nii-öelda see, mis ma selle teise näost näen enda kohta, siis sellest ma saan otsustada, mis osa minust on just nagu väärtuslik ja mis ei ole väärtuslik. Aga kui ma sellega saan peegelduse, et see on väärtuslik, siis see vajab ikkagi aega, see vajab ikkagi tuge, see vajab ikkagi avastamisprotsessi, see vajab ikkagi harjutamisprotsessi, et isegi kui Mozart kirjutas oma esimese sümfoonia nii vara, siis reaalsus oli see, et ta oli sündinud sellisesse perre, kus tema isa teda teadlikult arendas. Ehk tegelikult ei juhtunud ja siiski ta sealt nii-öelda tupest ei väljunud pliiats käes. Ehk seetõttu ta vajas ikkagi tohutut nagu süsteemi enda ümber, et see võimekus saaks sellisel kujul üldsegi nagu väljenduma hakata. Ja seetõttu nii-öelda see on nüüd jällegi selline, mis on nagu minu jaoks nagu tähtis, et kuigi mina räägin sellest, et kuidas hakata nii-öelda ennast tundma, siis meil on kogu aeg neid teisi vaja, me oleme kogu aeg suhtes endaga, teistega ja nüüd on tähtis see, et mina olen teistele see teine, eks. Mina olen see peegel ja see on jälle see, kus tuleb see hoolimise küsimus, et ma pean endaga tegelema selleks, et ma saaksin olla nii hea kaaslane, kui on võimalik. Ma ei räägi siin jälle taaskord mingist ideaalist. Ja niivõrd juhtuda, et siis need tugevused lähevad kõverpeeglisse. Ehk võib juhtuda seda, et me olemegi nagu hinnatud olnud. Siis ma arvan, et meie kultuuriruumis on väga populaarne tegevus on narrimine, mis tähendab, et näiteks lastel võib olla see, et sul ei olegi hästi öeldud, siis kogu aeg on narritud. Ja tihtipeale narritakse meie tugevusi. Samamoodi võib juhtuda see, et minu loomulik tugevus on osutunud õudselt tüütuks. Ma ei tea, et sa oledki hästi kannatlik ja püsiv, siis nagu väike laps, kes on tohutult kannatlik, püsiv, sihikindel, on lapsevanemale kohutavalt tüütu asi, mis tähendab, et sa automaatselt saad kogu aeg riielda oma tugevuse kasutamise eest, mis tähendab, et ma õpin teadma, et see on paha osa minust ja mul on vaja olla kuidagimoodi teistsugune. Aga samamoodi võib olla see, et minu seda võimekust ka väärkoheldakse. Et Mozart on meil siin täna, et siiski Mozart ikkagi, see ei olnud tema valik, et ta neid lapsena neid kontserte nii palju andis. Ehk võib küsida seda, et kas see oli väga sõbralik tegevus tema isa poolt. Eks ju, nagu tihtipeale lapssportlastega võib sama asi juhtuda.
ja seetõttu võime nagu koolides võib juhtuda või töökohtades võib juhtuda, et sina oled ju meil andekas, oskad hästi ja siis ma panen sind kogu aeg tanki, et sina ju julged esineda, meie ju ei julge, sa ju tead, et meie ei oska ja siis sina oled nii-öelda see vaesekene, kes kogu aeg peab nagu pingutama ja meie absoluutselt ei liiguta ja me peame seda iseenesestmõistetavaks ka. Ja siis on loomulikult see, eks ju, see halvaks nimetamine. Ja siis võib juhtuda see, et kui sa siis nagu hakkadki oma selles vabas nagu voolevas energias elama, siis see tundub isekas, enesekeskne, upsakas, mis tähendab seda, et Eesti kultuuriruumis võib see olla väga suur teema, on see, et see just nagu kapitalistlik tugevus on praegust on nagu kuidagi tundub mingis valdkonnas okei, aga tegelikult meil on ikkagi ülistatud see nagu mitte liiga keeruline inimene. Ja seetõttu see puuduste vigasus, nähtamatus, mitte keeruline olemine või teistsugune olemine on, mis on, see tundub õigem, see tundub ohutum ja see tugevustest elamine, isegi kui ta on mugav, siis tegelikult on ta ohtlik ja ta võib tunduda teistele ohtlik, sellepärast et see peegeldab neile midagi, mida nemad võib-olla tahaksid ka. Aga nüüd, kui me lähme sinna, siis reaalsus on see, et oma tugevusi ei saa mitte kasutada. See ei ole tegelikult võimalik. Küsimus on, ja see on, mis teeb selle teema põnevaks, on ja mis on nagu vihje natukene, kuidas hakata oma tugevusi avastama ja timmima nende kasutamist. Ehk reaalsus on see, et tegelikult sa pead üleval oma probleeme ka tänu oma tugevustele. Mis tähendab, et sa võid rakendada kogu oma võimekuse, oma raskuste, probleemide, keerukuste ülalhoidmisesse, oma haiguste ülalhoidmisesse, sest neist on saanud nii-öelda, kuna see on mu identiteet ja oma identiteeti peab kaitsma, siis me kaitseme oma identiteeti oma võimekuse abil. Ehk ongi see, et kui minu tugevus on tegelikult ongi sihikindlus ja põhimõttekindlus, siis ma kasutan seda oma nagu enda paigal hoidmiseks, enda nõrgane hoidmiseks. Ja sellisel juhul ja ma kasutan seda selleks, et põhimõtteliselt ei hakka mina kunagi esinema, sest sina teed seda, eks ju. Ja seetõttu on kõik need olukorrad on minu jaoks kogu minu töös see on materjal, kust ma leian inimese võimekuse üles. Või näiteks mul oli üks sõbranna, kellel oligi teismeline tütar, kellel läksin vaimse tervise teema läks väga-väga keeruliseks. Ja see oli nagu, siis me rääkisime, see oli see, et aga ta oli nii kirglik lapsena. Ja ma ütlesin talle, aga ta on praegust ka. Lihtsalt see kireobjekt ei ole enam see huvi või joonistamine või mida iganes ta tegi, vaid nüüd on tal nagu maailma vastutöötamine või enda vastutöötamine. Aga tegelikult toimib see täpselt sama tugevuse abil, lihtsalt ta kanaliseerib seda teistmoodi. Ja see on nüüd see koht, kus on võimalik nii-öelda hakata nagu näppu peale panema, et mis on see, kuidas ma pean üleval mingisuguseid asju, kuidas ma võitlen asjad välja, eks ju, kuidas ma jonnin asjad välja ja see on see, kus on peidus tegelikult nagu sinu tugevused ja võimekus, mida on võimalik hakata kanaliseerima teistmoodi ja seda on võimalik hakata nagu looma, kasutama tugev nagu nii-öelda loomiseks, mitte enda nagu kaitsmiseks või võitlemiseks või ühesõnaga kogu selliseks, ma ei ütle destruktiivseks tegemiseks, aga selliseks, mis just nagu ei vii edasi ega ei loo, vaid hoiab sind ikkagi parklas. Ja samamoodi sa võid siis oma tugevusi nagu ise väärkohelda, et ongi ühelt poolt ma ise narrin, ma ise alandan ennast, ma ise nagu kahandan ennast ja samamoodi võib olla ka nagu tegelikult on võimalik neid nagu üle kasutada, mis tähendab, et sa võid nagu hakata ennast survestama, et see on ka selline naljakas, selline iseenda väärkohtlemine on tegelikult üks päris huvitav teema, et seda võimalik nagu mõlemat pidi teha, nii heas kui halvas mõttes. Ja siis, kui ma nende tugevusteni ja selle võimekuseni jõuan, siis tekib nagu selline huvitav, keeruline nagu nentimise koht. Et kuigi, nagu ma ütlen, see võimekus ongi su tugi, aga tegelikult on ta ka sinu probleem, sest ühelgi see on mündi kaks poolt, eks ju. Ja reaalsus on siis see, et nad ei meeldigi kõigile. Ja see on nüüd see koht, kus koha peal need peeglid jäävad alati, peeglid jäävad kõverpeegliks. Ja siin tuleb nüüd mängu see, et sina oled täiskasvanu. Ja see on see, mis on nüüd see lapse ja täiskasvanu vahe. Ja see on see, kus see teismeline on seal vahepeal ja see on see, kus teismelise toetamine on vaja teha topelttööd. Teda tuleb kohelda kui täiskasvanut ja toetada kui last selleks, et ta saaks täiskasvanuks saada.
täiskasvanuna oleme samamoodi, me näeme välja nagu täiskasvanud, aga kui ma ei ole saanud seda nagu lapsena tegelikult ära kasvada, siis tegelikult ma toimin selle hirmunud lapse pealt. Ja see on nüüd jälle see koht, kus me teeme seda just nagu peame nagu kahte poolt tegema, eks. Ja täiskasvanuna nagu ühelt poolt meil nagu see, kuhu me kasvame, me peame saama ka nagu enda peegliks, enda nagu mentoriks ja me hakkame valima, millised on head peeglid. Sest võib juhtuda seda, et ma nagu häid peegleid olen õppinud kartma või Eestis näiteks võib juhtuda seda, et kui sulle hästi öeldakse, sa pead seda naiivseks või valetamiseks või meelitamiseks, aga kui keegi sulle nagu siin narrib, kritiseerib, siis see tundub adekvaatse tagasisidena. Ja see on nüüd jälle see koht, kus paljud inimesed on nagu lõksus, et just nagu oli see, et ma olen nagu lõksus selles puuduste tähenduses, aga võib juhtuda seda, et ma võtan tegelikult nagu tähendust kõveratest peeglitest. Ja see on nüüd jälle see koht, mis on see minu töö, et kuidas äratada ellu nagu see enda otsustusvõime, et ma saaksin hakata paremini eristama. Ja see ei ole taaskord, see on pidev töö, see ei ole see, et ma nüüd jõuan õigesti, et ma teen nüüd diagnoosin ära, sina oled hea ja sina oled halb. Vaid ühel hetkel ma hakkan märkama, et oot, siin on mingi muster, et ma kuidagimoodi nagu saan meelituse nagu tegelikult mingisugustelt inimestelt, kes absoluutselt mind ei tõsta, nad tegelikult nagu võtavad mult, eks ju. Ja see on jälle see, et kas on vaja eemalduda või korrigeerida see suhet. Aga põhimõtteliselt on nagu see, kus ma nagu hakkan kandma oma energiat, aga ja see on see, kui sa õpid, et sa võidki alguses leegiheitja olla, et jah, see on mu võimekus ja nüüd ma siin nagu, aga tegelikult ei ole kellelgi kohustust tahta sinu võimekust ja see on nüüd see koht, mis läheb nagu keeruliseks, eks. Ja see on see, kus me hakkame otsima, et millisel kujul sa võiks nagu sobituda ja tegelikult on oma neid võimekusi vaja ka ohjata. Et näiteks mina arvan, et juhi töö või nagu õpetajana ka, et kuigi need võimekust on vaja tunda, siis tegelikult on vaja neid ka karta, sest tegelikult on vaja nagu eriti selles mõjutaja rollis selleks, et teine saaks nagu kasvama hakata, peavad minu tugevused olema kasutatud nii nutikalt, et nad ei või nagu mataks ära seda teist. Et kus ma võin hakata tema ees tegema, sest mina just nagu juba oskan, eks. Ja see on just nagu selline, mis tähendab, et see tugevusi tuleb ka ohjama hakata, et kuigi ma toimin selle energia pealt, et näiteks ongi, et ma ei tea, mul on hea huumorimeel, aga ma seda huumorimeelega muudkui lahendan kõiki olukordi, mis tähendab, et ma just nagu naljatan kõik olukorrad täis, sest et ma kasutan seda tegelikult üle. Ja see on jälle see koht, kus ma nagu õpin pidevalt nagu seda timmima, et millisel kujul need tugevused oleksid olukordi toetavad. Ja see on protsess ja see on jälle see koht, et isegi kui see nagu, et tegelikult see algab kõik tegelikult ikka nagu märkamisest ja teadvustamisest, aga et see on selles mõttes ja see on nagu selles mõttes nii tore töö, et see minust ei ole juurdeõppimise töö, vaid see tegelikult on nagu kardinate eest tõmbamise töö, et ma lihtsalt hakkan neid olukordi nagu nägema, et vahel juhtubki see, et issand pagan küll, et noh, näiteks paljud inimesed, kes on kriitilised, et kes ei pea enda tugevusi heaks. Nad peavad enda tugevusi iseenesestmõistetavaks. See on hästi massiline teema. Minu teadmised on tavalised, iseenesestmõistetavad. Ja see muudab mind kriitiliseks sinu suhtes, sest kuna mina tean seda ja see on tavaline, ja kui sina ei tea seda, siis sa oled kaks varianti. Kas sa oled õudselt tark, kui ma olen selline ebakindel või ma otsustan, et sa oled loll. Mis tähendab, et ma muutun kriitiliseks ja hinnanguliseks. Sellepärast, et ma ei saa aru sellest, et mina olen mina ja sina oled sina. Ja meil ei ole ühesugused võimekused, meil ei ole ühesugused nagu tugevused. Ja vaadake, see on see koht, kus kohapeal nii-öelda need ruumid lähevad nagu konfliktseks ja võib juhtuda taaskord see, et see tugevuste mittetundmine nagu muudab meid kohutavalt hinnangulisteks, tohutult kriitilisteks ja tegelikult tohutult pahatahtlikeks inimesteks. Et mis taaskord on jälle see, et miks pärast on tore neid tunda, sest siis on mingisugune kerguse võimalikkus ka. Ja siin on nüüd siis tähtis nagu aru saada, ikkagi taaskord ma rõhutan seda, et sina oled teistele peegel, et kuigi ma olen nii-öelda iseenda avastamise protsessis, siis tegelikult nii-öelda mina olen teiste jaoks see teine, eks. Et mõnes mõttes, et mul on mõju ja see on ka see koht, mis võiks nagu äratada, et mul on mõju ja ma olen selles mõttes oluline, isegi kui ma ei tea, mis mõju mul on. Aga kuidas siis hakata oma tugevusi nägema, teadvustama ja omaks võtma? Ma arvan, et esimene kõige tähtsam lähtekoht on see, et hakka nägema üldsegi, et see on teema.
ja taha ennast avaramalt teada. Ehk kui sa nagu märkad seda, et sa oled kinni mingites lugudes, sa oled kinni selles, et mul pole tugevusi või minust pole midagi või ma olen ju selline, et ma olen nagu hästi selline deterministlik kogu see asi, siis peaks tekkima tahe nagu esitada küsimus, äkki on veel midagi, et äkki on nagu, et mis see kõik tähendab, et nii-öelda see avaruse nagu soov peaks tekkima. Ja see on jälle see koht, et tekib ühel hetkel, eks. Siis on nagu, ma arvan, selles protsessis on nagu nii paha sõna, mida ma üldiselt ma ei taha kasutada, aga tegelikult on vaja ikkagi endast vastutust võtta, et sellepärast ja siin on, miks ma selle sõna ütlen, on see, et nagu, et ühelt poolt on mängus, eks sinu enda heaolu, sinu enda füüsiline vaimne tervis, sinu enda elukvaliteet ja pluss siis teiste, et tegelikult sellel kõigel on nii-öelda mõju. Ja seetõttu ma arvan, on see selline austuse küsimus, et ja see on jälle see koht, kus kohapeal nii-öelda see eneseabi tuleb mängu, et tegelikult on see ikkagi sinu enda suhtetöö iseendaga, sest võib juhtuda seda, et sinu ümber ei ole kedagi sinu sarnast. Et kui ma ennast võrdlen nii-öelda nende, et ongi, mina olen elevant ja mind ümbritsevad hiired. No, see on inetu pardipoja lugu. Inetu pardipoja muinasjutu moraal ei ole see, et pardid on koledad linnud. Selle loo moraal on see, et luik ei ole part ja part ei ole luik. Ja seetõttu, kui luik kasvab partide hulgas, siis ta ei saagi ennast tunda täiesti nagu normaalse ja võrdsena. Ja seetõttu vahepeal võib juhtuda see, et mul on vaja otsida teisi endasuguseid ja võib juhtuda, et kui ma neid ei leia, siis tegelikult mul on ikkagi vaja avastada seda, et mis see minu energia on. Ja see on see koht, mida ma saan tegelikult iseendaga teha. Siis nagu ma juba ütlesin, et nii-öelda, et kust hakata neid vihjeid leidma, on tegelikult ikka kogu see eluolukorrad. Ja siin on 2 poolt. Et nii edust, rõõmust ja lihtsusest, aga tihtipeale on hea lähtekoht tegelikult ärevus, häda, mure, stress, väsimus, võitlemine. Sest see on see koht, kus sa tihtipeale kasutad oma tugevusi nagu nähtavamalt. Ja need kõik on vihjatest pungil, kust poolt hakata minema, et kus sul see jõud on, et kus sul see jõud tuleb, et kas see on nagu mingisugune täpselt, et kui ma teen nalja nendes olukordades, kas ma olen leidlik, kas ma olen järjekindel, kas ma tegelikult olen nagu kergelt lasen olukordadest lahti, et mis on see ressurss, mis ma tegema hakkan, et neid olukordi tegelikult ülal pidada. Ja see on see, kus need vihjed üles leida. Ja siis tuleb hakata ikkagi tööd tegema. Ja ma arvan, et kõige parem töö tegemine tegelikult on kirjutamine. Ja siis ma saadan teile sinna lisa selleks webinariks on ka üks tööleht, aga tegelikult on kirjutama vaja hakata. Ja mõnes mõttes võiks olla nagu täiesti selline eesmärk, et minu 10 tugevust või minu 100 tugevust. Et võiks olla täiesti see, et ma kirjutan 100 välja. Ja nagu ma juba ütlesin, need võivad olla hoiakud, suhtumised, oskused, teadmised ja see, mis on piisavalt okei. Ja esimene nagu abi küsimus ongi, et näiteks, mis mul piisavalt hästi välja tuleb, mis mul 3 miinuse välja tuleb ja vahel on abi küsimus see, et mis mul väga halvasti välja ei tule. Siis on, vahepeal on vaja neid võimekusi otsida oma elust, eks ju, ongi see, et millised rõõmsaks tegevad asjad on mul unustuses. Ehk mis on see, mis mind on nagu kütnud varem, isegi kui ma seda praegust ei tee, siis tegelikult nad kütsid mind. Ja see on see, mis on vaja nagu tagasi tuua või üles leida, sest tegelikult seal on need nõksud jällegi sees, kus on peidus see nii-öelda see sinu toimimise viis. Samamoodi vaata neid eduhetki, rõõmuhetki, mis on see, mis seal juhtus, ehk mis on see, millisel kujul see asi toimis, mis on see, mis sind kõditas ja see on jälle see, kus on peidus sinu võimekus. Ja samamoodi on nii-öelda see, et võta oma elu rasked hetked, mis on see, mis kannab sealt läbi ja nagu pea seda väärtuslikuks, sest see on see, mis tegelikult nagu ongi sinu võimekuse nimekiri ja küsimus on nüüd see, et kas ma rakendan selle nii-öelda loomiseks. Siis üks selline kaval nipp on küsida ka teistelt ja siin tuleb natukene selekteerida, eks ju, et vahel, ma ei tea, emalt küsimine ei ole kõige targem, aga saada näiteks sõnum 10 inimesele ja küsi lihtsalt selline küsimus, mis on sinu arvates minu 3 tugevust ja vaata, mis tuleb ja võta omaks. Ja see ei ole see küsimus, ei ole see, et ma seda nii-öelda pimesi võtan, vaid lihtsalt vaata, mida nad näevad minus. Ja viimane on ikkagi see, et vahepeal seda kõike on nagu ise üksi raske teha, et eriti kui ma lihtsalt ma näen nagu ju piiratult oma lugu, et leia endale keegi, kes aitab sul ennast mõista. Ja ma arvan, et mõnes mõttes võiks ollagi see, et nagu hakka huvituma sellest ja võta vastutus tegelikult, et sinu heaolu sõltub sellest, et see nagu oma tugevus omaks võtmine, oma energias elama hakkamine on see, mis on nagu heaolu allikas nii endale kui teistele.
ja et loomulikult on see töö, absoluutselt kõik asi on töö, et selle nagu raskuse ülalpidamine on ka töö, et võib-olla siis see toreduse loomine on natukene nagu perspektiivikam töö kui see, et ma nagu igavesti olen soiun ja halisen, eks. Ja siis seda tööd tuleb tasapisi tegema hakata. Ükskõik kui väike, see on jälle see koht, et võib-olla ma tahan jälle rõhutada seda tööd, sest tead, midagi tuleb teha alati, eks. Et ma ei tea, kirjuta siis esialgu 5 tugevust ja see on vahepeal on nagu hea on rammida, võtta see eesmärk, ma kirjutan 20 ja siis ma lihtsalt nagu kirjutan, sest see, mis ma oma praktikas näen, sest see on üks nagu harjutus, mida ma teen alati, on see, et inimestel ei ole luba kirjutada, nad oskavad heal juhul kirjutada 2, mis on need kõige tavalisemad, geneerilisemad, valideeritud, normaalsed. Ja siis ma nagu saan aidata neil nii-öelda, siis me lõpuks jõuame 20-ni, 30-ni, 40-ni, siis ta läheb üha sujuvamaks, vabamaks ja siis see on maagia, mis inimestega juhtub, siis järsku nad muutuvad väärtuslikuks, järsku nad muutuvad võimekaks ja järsku tekib leidlikkus, järsku tekib mingisugune voolamine ja olukorrad muutuvad lahendatavaks. Selline lugu tuli täna, siis esmakordne katse rääkida üldsegi võimekusest. Ja kui siin on see, et nii-öelda leida endale mõisteaitaja, siis mina võin olla ka see üks mõisteaitaja. Aga kuidas siis on võimalik minuga töötada? On erinevad variandid ja siin hetkel tutvustan mõned, mis on kohe tulemas ja mis on sellised, mida saab jooksvalt teha. Üks on, ma teen enesemeisterlikkuse trenne, mis ongi sellised trennid, kus me teeme tegelikult harjutusi, et mitte ei peaks üksipäini tegema, et ma saaksin juba aidata edasi. Üks neist toimub juba homme ja siis ma aitan avastada ja mõista, kuidas käib sinu motivatsioon ja kuidas käivad sinu nagu vajadused. See on jälle see koht, mis läheb tänase teemaga hästi palju nagu kokku, et kuidas nii-öelda seda oma jõudu, oma seda mootorit töös hoida. Ja sellega saab liituda, saadan info. Siis 12. mail algab julgema ja teadlikuma suhtlemise kursus. Ehk inimesed, kellel on mingisugune teema suhtlusolukordades, siis aitan aru saada, kuidas sina toimid suhtlejana ja kuidas neid suhtlusolukordi üldsegi lugeda, et sa saaksid reageerida seal nagu avatumalt, et sa ei peaks minema siis erinevatesse kaitsetesse. Siis on alati võimalik nii-öelda tullagi minu juhendatud enda avastamisse ja mõistmisse, nimetame seda siis, ongi selline enesemeisterlikkuse coaching, aga kus ma nii-öelda aitan sul aru saada, miks sa reageerid erinevates olukordades erinevalt ja kuidas, kes sa üldsegi oled. Mulle väga meeldib seda teha ja see on väga tore, mis selle tulemusena juhtub. Ja loomulikult on võimalik sul täiesti ise korraldada mingisugune, kutsuda kokku rühm, korraldada koolitus, kutsuda mind esinema, koolitama, töötuba läbi viima, täiesti julgelt kutsu mind külla. Nii et küsimus on sinus, et mis idee sinul on. Aga võtame siis tänase kokku. Keskendu sellele, mis sul juba olemas on. Ja iga kord, kui sul tekib mõte, et appi peaks veel olema, siis nagu see võimekuse avastamiseks on vaja hakata nägema, mis juba olemas on. Ja kasuta, nagu märka seda, tunne seda, kasuta seda, kasvata seda ja väärtusta seda. Ja lõpetada tahan ma täna sellise Goethe mõttega, mis mulle väga meeldib ja mis minu meelest nagu annab seda tänast elulist teemat, aitab kokku võtta. Et mida rohkem ma sellest mõtlen, seda selgemalt mulle tundub, et elu on tõesti mõeldud lihtsalt elamiseks. Ja nii nagu see kotkas siin pildil lendab, siis tema lendab oma võimekuste abiga. Ja samamoodi soovin mina sinule, et sa julgeksid lennata või ükskõik, mis tegelane sina oled, roomata, lennata, hüpata, kapata, galopeerida oma võimekuste abil ja ei keskenduks liiga palju sellele, et sa pole part või ei ole, ma ei tea, kuusepuu. Et ära võrdle ennast võrreldamatuga, vaid õpi ennast üha rohkem võrdlema iseendaga ja avastama seda oma energiat ja julgema elada sellest, sest see on see, mida tegelikult sina väärid, teised väärivad ja maailm vajab, sest sa oled ressurss ja sa oled väärtuslik. Et suur aitäh sulle kuulamast ja kui sul tekib mõtteid, siis palun kirjuta mulle julgelt. Kommentaarid, küsimused, siis selle teemaga ma jätkan. Nii et kui mingi asi tundub, et intrigeeris, tahaks rohkem teada, siis anna mulle julgelt ideid, kutsu mind rääkima ja ma selles mõttes hea meelega teen nagu lisaks räägin, ja avastada, et kuidas sellest üldsegi rääkida nii, et see võiks toetavaks saada. Suur aitäh sulle ja kohtumiseni.